Eestis kui ka mujal maailmas on peaaegu kõik emakakaelavähkidest põhjustatud inimese papilloomiviiruse poolt. Räägin teile oma loo. See tõestab, et kui praegusel ajal saab 12–14-aastase lapsi tasuta vaktsineerida HPV viiruse vastu, siis ma soovitan seda teha kindlasti ja kohe. Eestis on haigestumus emakakaelavähki üks kõrgemaid Euroopas. Kahjuks on suremus endiselt kõrgel tasemel. Igal aastal haigestub meil umbes 170 naist ja sureb sellesse 65. Minul diagnoositi emakakaelavähk üle 20 aasta tagasi. Ma olin siis 25-aastane. Sellel ajal selle haiguse kohta mitte mingisugust informatsiooni ei olnud. Ma ei olnud kuulnud mitte midagi emakakaelavähist ega HPV-st varem. Diagnoosi suhtuti üldjuhul kui surmaga lõppevasse juhtumisse. Haigestumus on endiselt kõrge, aga emakakaelavähk on ennetatav haigus. Kui me oleksime kõik inimese papilloomiviiruse vastu vaktsineeritud, siis me saaksime sellest haigusest lahti. Siinkohal me kutsume kõiki vanemaid oma tütreid vaktsineerima. Šokk, teadmatus, hirm. Ma olin 25-aastane, mul oli 2-aastane laps. Mitte mingisugust tuge leida ei olnud. Inimesed, kes mu haigusest kuulsid, hakkasid pärjaraha koguma. Emakakaelavähi haiguskoormus Eestis ületab 4 korda Soome ja 2 korda kõigi Põhjamaade vastavad näitajad. Siin ma tahaksin rõhutada emakakaelavähi sõeluuringu olulisust. Täna helistas arst viimaste uuringute asjus ja rõõm oli kuulda, et kõik on korras, kohtume aasta pärast. Edukas ravi on võimalik, aga milleks riskida? HPV-vastane vaktsiin on vaktsiinidest üks ohutumaid, millega seotud kõrvaltoimeid esineb äärmiselt harva. Vaktsineerides HPV vastu annate endale võimaluse mitte kokku puutuda emakakaelavähi ja teiste tõsiste haigustega. Tegu loeb. Kallid lapsevanemad, on aeg tegutseda. Vaata hpv.vaktsineeri.ee, sest vähi vastu on vaktsiin.